Mina arvan, et Äripäeva konverents on väga hea konverents, et selles suhtes, et just, et rääkida järgmise aasta äriplaanist. Nagu öeldud, väärikatel üritustel tuleb ikka vahepeal olla. Kui ühte inimest mainida, siis ma arvan, Armin Kõomägi on väga huvitav inimene. Pigem Armin Kõomägi. Peate Armin Kõomäge kuulama? Jaa. Kuidas olla ühe korraga ettevõtja ja kirjanik? Mina küll ei oskaks kirjanik olla, aga mul on lugupidamine tema vastu, et ta seda on. No Jüri Ratas on väga huvitav muidugi. Et mida tema majandusest võiks rääkida? Ta räägib ka siis äriplaanist. Ja. No, tema räägib eelkõige siis nii-öelda nagu Eesti perspektiivist, et natukene suuremalt isegi. Ja ma arvan, et see ongi huvitav, täitsa ilma igasuguse irooniata, et kuna see on ärifoorum, eks ole, siis peaminister tõenäoliselt peaks siis ka fokuseerima ennast nagu vähemalt majandusele. Et mul oleks väga huvitav kuulata teda, eks ole, milline on tema nägemus. Kindlasti teeb Erki Raasuka väga huvitav ettekande, see on teada, aga mind väga huvitab, mida mu kooliväed Jaak Läänemets räägib. No, ma arvan ikka, et need esimese otsa esinejad on ilmselt Arto Hansson ja Rain Lõhmus ka, et eks kõik see, mis rahaga juhtub, on huvitav. Rain Lõhmus oli, et võib-olla tema on päris palju asju üles ehitanud, nii-öelda ettevõtja olnud ja päris mitmed kordi on toodud nagu kahte nagu hea näide ja halb näide sellistest ettevõtjatest, juhtidest ja tema on olnud see hea näite pool. Põnevad on niisugused teisitimõtlejad, kes näevad asju teistes värvides niimoodi, et siin nimekirjas on ka neid mõned, et Armin Kõomägi kindlasti üks, Rain Lõhmus alati väga originaalse mõtlemisega ja võib-olla siit ka Paul Oberschneider, kelle jaoks on värvid ja piirid on natuke teise koha peal võib-olla kui enamiku jaoks, et ma arvan, nemad on võib-olla kõige põnevamad. Oberschneider ka tuleb Argentiinast. Jaa.